Indrek Selinskit näen, keda kutsun siia enda kõrvale stuudiosse. Indrek, kui siin Raikole sain õnne soovida, siis sulle tuleb kaastunnet avaldada, et ei jäänud see viigipunkt tegelikult täna väga kaugele, aga siiski tuli kaotus vastu võtta. Et kahtlemata valus, mille taha see mäng täna jäi? No esimene pooleg, täiesti aia taga. Absoluutselt ei ole rahul ja seda ma mängijatele ütlesin ka, et sellise esimese poole, kus me lihtsalt söödame vastasele kõik pallid jalge peale, vastane ei peagi midagi tegema ise, et niimoodi Eesti meistriliigas ikkagi mängida ei saa. Et teiseks poolajaks see oli enam-vähem normaalne, et nii-öelda 1-1 tulemuse järgi, aga esimese poolega absoluutselt ei ole rahul. Aga üldiselt Pärnul sellest esimesest ringist ikkagi 3 viigi kirjas nende väga noorte mängijatega. Tunned sa, et läheb nagu mängult natuke paremaks, kui me jätame täna selle esimese poolaja välja, mis nagu aia taha läks, nagu sa ütled, et kas kokkuvõttes näed sa ka väikest arengut edasiminekut? Jah, suures pildis on asi nagu okei minu jaoks, et aga ikka iga mäng tahad võita ja eriti nagu täna just, et sellised asjad on välditavad ka noortel mängijatel, et kui ikka põhjust vastasele sööta ei ole, siis ei pea ka vastasele söötma, eks ole. Aga üldiselt jah, ütleme suureks rahuloluks põhjust nagu ei ole, aga väiksed edusammud on tehtud. Ikka saate ka vigadest õppida? No ikka vigadest peabki õppima. Just. Aitäh, Indrek!